tere! Täna teeme teile discgolfi kiirkursuse. Discgolf on mäng, mille eesmärgiks on visata ketas võimalikult väheste visetega spetsiaalsesse korvi. Alustuseks räägime ketastest. See ketas on driver, mis on mõeldud pikama visete jaoks. See on hästi terava servaga, nagu on ka näha. Siis on meil mid-range, mis on samamoodi hästi terava servaga, aga ta on stabiilsem. Siis on meil putter, mis on kumera äärega ja on mõeldud puttimiseks ehk siis lõpetamaks korvviskega. See on legend. Siin näidatakse, kus asub korv, täpsemalt siin. Siin näitab, mis on raja number, mitme viske tuleb ära teha ja kui pikk see vahemaa on. Discgolfis loetakse punkte kahte moodi. Üks moodus on lugeda parre, ehk siis see näitab, mitme viskega sa pead sisse viskama. Ehk siis, kui viskad 3-ga sisse, saad parri. Kui sa viskad rohkemaga sisse, saad plusse. Ja kui viskad vähemaga sisse, saab miinuseid. Ja teine võimalus on niimoodi, et lihtsalt loed, mitu viset sa teed kogu raja peale. Mõndadel radadel on siis takistuseks manda. Nooled näitavad, kus poolt tuleb mööda visata. Mõndadel radadel on ka takistuseks näiteks OB, kuhu ei tohi üldse visata. Mängu alustatakse alati tee-alalt. Esimene vise sooritatakse alati driveriga. Selle jaoks on kaks erinevat moodust, kuidas hoida seda. Esimene on niimoodi, see on power grip. Ja teine on eeskäega, ehk siis niimoodi, nagu relv. Nii, sammud on siis sellised, et oleneb, millise jalaga sa kõigepealt alustada tahad. Mina alustan näiteks parema jalaga. Astud esimese sammu ette, siis astud ristsammu, astud veel paremaga nagu sammu ette. Käsi peab olema nagu sirgelt taga niimoodi ja siis tood siit niimoodi ette. Ja vist siis näitan praktikas tagant käi viset. Eestviskega siis on sammud sellised. Astud siia, toob kerge hüppe ja viskad. Ja praktikas näeb välja see siis selline. Kuna esimese viskega ei viskan piisavalt kaugele, võtan mid-range'i ja viskan korvile veel lähemale. Nüüd on siis aeg viimaseks viskeks ehk puttimiseks. Saab kahte viisi. Üks on siis selline viis ja teine on siuke. Oleneb, kuidas sul endal mugavam on. Ja siis annad korvile tere.